Ilmselt elab igas ühes meis suuremal või vähemal määral tehnikaspordivisik. Sama palju ilmselt soovitakse seda mingil viisil realiseerida. Eesti suurim ATV-de ja mototehnika müüja Motohobi salong Tartus on nüüd oluliselt suuremaks kasvanud. Kuna me oleme ise mototehnikaga maaletoojad ja me ei too sisse ühe kaupa, vaid ikkagi tulevad need konteineritega, siis müügisaal laienes meil üle 400 ruudu ja saime ka juurde laopinda, mis on ligi 700 ruutmeetrit juures, nii et maja suurenes päris märkimisväärselt. Meil on olemas väga võimekas meeskond, 4 mehaanikut igapäevaselt tööl, kes hooldavad, remondivad. Meil on, ma arvan, tänapäeva nõuetele vastavad ruumid, tehnoloogia, kõik olemas selleks. Siinkohal spetsialistide kindel soovitus. Laske kõik sellised motovahendid kohe kindlasti kevadeti üle vaadata, mis sest, et pole päris hooldusvälp käes. Töökindluse suveks see kohe kindlasti tagab. Motohobist on võimalik ATV-sid leida igale maitsele ja ka lastele. Laste ATV-sid on meil pakkuda aga alates 3. eluaastast, kuni et see valik on meil siin optimaalne. Alati võiks ju valikut ajada väga suureks, aga me oleme teinud optimaalse valiku nii hinnaklassi silmas pidades kui kogemusi silmas pidades. ATV-d jagunevad ka mitmesse klassi. Sellised, mida saab kasutada näiteks lihtsalt koduõues, teine klass on juba sellised, millega saab liigelda avalikel teedel. Tegemist on Hiina tootja masinatega, mis valitud just töökindluse järgi. Me väga täpselt jälgime või vaatame ennem kaubad üle, ennem kui me sõlmime siis tootjaga lepingud ja neid tarnima hakkame. No, laste ATV-te puhul sa tõid mulle väga hea näite selle koha pealt ka, et teie kasutate ainult ketaspiduritega ATV-sid. Mis vahet siin trummelpiduriga on, miks see lapsele parem? Seal on nüüd see, et kui laste ATV-dest, kui me räägime seal hinnaklass alla 1000 euro, neid siin laialt igalt poolt saada, siis enamik nendest tõesti on ees trummelpiduritega. Laps ei jõua seda pidurit vajutada, kõigepealt talle küüni näpud sinna pidurilingini ja kui isegi küünib, siis ta lihtsalt füüsiliselt ei jõua seda trossiga süsteemi peale tõmmata, ehk see aparaat ei ole turvaline. Ja me oleme valinud sellised ATV-d, mis on õlipiduritega, ehk siis ketaspiduritega, mis on selles mõttes turvalised ja neid ei käi mitte käega ei pidurda kinni, vaid jalaga. Lastele on see hoopis lihtsam. Nüüd ka üks müüja nipp. Üks niisugune välimääraja on küll, et kui te lähete ATV-d ostma, laste ATV-d, mis on, ütleme, et tavapäraselt hinnaklassilt jääb siis alla 1000 euro. Võtke selle esiosast või proovige mõlemat pidi, et võtate esiotsast kinni, tõstate 5-60 sentimeetrini maast lahti ja lasete ta alla kukkuda. Et kui käib niisugune mõnus pehme müts, siis amordid töötavad, liigendid töötavad, asi on komplekteeritud normaalselt, uskuge mind, see kestab. Kui käib üks krigin-krägin, kilin-kolin, siis ma ei soovitaks sellist osta. Veel on oluline turvavarustuse kasutamine. Tegelikult meil kliendid on juba küllaltki teadlikud ja turvavarustusest kiivrit juba veetakse täiesti normaalseks asjaks. Aga seal on mõned nõksud veel, mida tahaks kindlasti rääkida. Last ei tohiks lubada ATV-ga sõitma lühikeste riietega. Kindlasti peavad olema pikad, ei pea omama just selleks, et ümber maja vaikselt põristada, ei pea omama mingit sõidukombinesooni või midagi sihukest, aga niisuguse nailon õhukese dressiga seda kindlasti teha ei tohiks. Et peaks olema kas siis teksaridega niisugune tugevamad püksid, kindlasti kinnised jalanõud, mis ei tule kergesti jalast ära. See, et lasete plätaga lapse ATV peale, see on rikute lapsele suve ära. Järelvalve koha pealt samamoodi, et meil on inimesed mugavad ja majapidamised maal tihti suured, kus lubatakse lapsed üksi sõitma, siis tegelikult seda ei tohiks lubada. Samuti ei ole jalgratta kiiver ATV kiiver. Kasutage kindlasti sõidukindaid. Turvalisus ei ole see koht, kus peaks hakkama raha kokku hoidma. Loomulikult leiab Motohobi esindustest ka ATV-sid suuremate võimalustega ja üldse muud põnevat tehnikat.